Esiteks tuleb minna valima. Europarlamendi valimisaktiivsus on valimistest siis kõige madalam. Kõik, mis tuleb sealt samast Brüsselist, hakkab meie elu ka otseselt mõjutama ja väga paljud asjad juba mõjutavad. Tuleb mõelda selle peale, et kuidas me väikse riigina rohkem saaksime silma paista, rohkem sõna võtta teemadel. Tšau! 2024 tuleb väga põnev poliitika-aasta. Umbes pool maailma populatsioonist valib endale mingisugust esindajat. See saab oluliselt mõjutama seda, kuidas maailmas asjad käivad ja kindlasti mõjutama ka seda, kuidas meil siin Eestis rohepöördel läheb. Kõige olulisemad valimised meie endi jaoks on ilmselt Euroopa Parlamendi valimised, sest see mõjutab seda, kuidas Euroopa tasemel seadusandlust luuakse, kokku lepitakse ja lõpuks ka siis, kuidas see meieni jõuab. 2024 on ka sellepärast väga põnev aasta, et eelmisel aastal toimunud Eesti parlamendi valimised tõid meile küllaltki keskkonna ja kliima mõttes ambitsioonika võimuliidu. Mida see kõik tähendab Eesti rohepöördele? Sellele vastuse saamiseks tulin siia Riigikokku, sest just siin asub Eestis seadusandlik võim ja ma usun, et siit ma leian ka õige inimese, kellega seda teemat arutada. Näiteks Hanah Lahe, Eesti noorim Riigikogu liige, kes on siia majja, siia saadikute hulka saanud just sellepärast, et tema lubas hoida keskkonna ja kliimapoliitika lippu kõrgel. Kliimapoliitika on kindlasti valitsuse üks prioriteetidest, ka siis sellest lähtuvalt tugev keskkonnapoliitika, aga ma võib-olla tooks välja 3 sellist valdkonda, et esiteks kliimaseadus, ehk siis see õiguslik raamistik, see on üks prioriteet, teiseks on energeetika ja kolmandaks on jäätmereform. Mure on selles, et Eestis ei ole sellist õiguslikku siduvat raamistikku kliimaeesmärkide täitmiseks. Arengukavad ja igasugused, visioonidokumendid ju ei kohusta, aga kuidas me tegelikult eesmärkideni jõuame, see ei ole selge ja ettevõtjatel on tarvis investeerimiskindlust. Me kõik tahame vaheetappidest aru saada. See 2050 aasta, kui me oleme ülemaailmselt kokku leppinud, et me tahame olla kliimaneutraalsed, see esiteks tundub hästi kaugel olevat ja teiseks raske on näha nii pika perioodi peal, siis, et kuidas me päriselt sinna jõuame ilma mingisuguse kavata. Nüüd on minu teada siis minister minemas Eesti arvamusrännakule ka, võib-olla midagi sarnast nagu Eesti 2035 ajal tehti, koostamise ajal tehti, et küsida ka Eesti kohalikult elanikult lihtsalt, et mis tema sellest arvab, mida tema tahaks näha, aga lisaks sellele on ka siis kliimaseaduse raames erinevad töögrupid. Loodetavasti see eelnõu tuleb ka sel aastal Riigikokku, aga ei oska nii ennatlikult praegu öelda. Siis on energeetika. Just mõni aeg tagasi ilmus Riigikontrolli raport, mis ütles siis, et 10 aastat tagasi tegi Riigikontroll ka raport energeetika teemal. Ja nüüd ei ole neil mitte midagi uut öelda tegelikult, sest me oleme Eestis kusagil 10. jagu paigal seisnud, tegelikult ei ole teinud nii ambitsioonikaid samme, kui oleks võinud teha. Me oleme leppinud kokku, et Põxit tuleb millalgi, põlevkivienergeetikal ei ole tulevikku, taastuvenergeetika arengud on küll juba tööle pandud, siin on väga palju investeeritud, investeeritakse veel rohkemgi, aga mis see selgus siis on, et kuhu poole me päriselt liigume, et praegu meil on ka näiteks tuumaenergia debatt käimas ja neid erinevaid arvamusi on väga palju ja see debatt on väga oluline, aga probleem on selles, et kui me ainult debateerime, siis me ju ei jõua selle eesmärgini lõpuks, et Eestil oleks energiavarustus korralik, energiajulgeolek, et energeetika küsimused on see aasta ka kindlasti üks prioriteetidest. Ja siis kolmandaks on jäätmereform, selline võib-olla tavainimesele, kes ka siis poliitikaga nii palju kokku ei puutu, mõistetavam, sest me kõik puutume jäätmete ja prügiga kokku. Ja jäätmereform siis on selline tegelikult süsteemne muutus, läbi mille siis Eestis ringmajandusmudel muutub tugevamaks, läbi mille meie see käitlusprotsent, kuidas siis me vaatame, et jäätmed ei ole lihtsalt prügi, vaid nad on tegelikult ressurss, et kuidas see ringlussevõtuprotsent kasvama panna, sest see tuleb kasvama panna aastaks 2025, kui me oleme esimesed sellised jäätmeeesmärgid võtnud endale, et see on selline suur asi, mis puudutab ka igat tavainimest, mitte ainult näiteks ettevõtjat või poliitikut. Vaatasime Hanahiga korraga Eestist kaugemale. Uurisin talt, milline võib olla Euroopa Parlamendi valimiste mõju roheleppele. Suure tõenäosusega vähemalt nii spekuleeritakse, et von der Leyen jätkab selle
ootusest ma eeldaks, et kõik, mis puudutab seda Green Deali ja Fit for 55 üleüldse kõike, mis puudutab keskkonna ja kliimat, et sellest ei öelda lahti, aga võib-olla tõmmatakse tuure natukene maha, et kuna see teema on hästi polariseeriv ühiskonnas, riikidel on väga erinevad vaated, meil on olnud viimasel ajal ka energiakriis, mis on mõjutanud inimesi ju väga otseselt, siis võib-olla tuleks leida mingi uus lähenemine, kuidagi olla tasakaalukam. Väga kahju on selles, et keskkonna ja kliima küsimused on nii poliitilised, aga see on jõudnud ka selleni, et poliitikud oskavad neid küsimusi enda kampaaniates ära kasutada ja seda saab teha nii heal kui halval eesmärgil. Saab ühiskonda väga palju polariseerida, hirmutades neid näiteks sõnaga rohepööre, Põxit, aga saab teha ka väga palju head, et kui rääkida näiteks lokaalsest mõjust, et kuidas me saame oma prügimajanduse korda, kuidas me säästame ressursse paremini, kuidas meie elurikkus säiliks paremini. Ma arvan, et need Euroopa Parlamendi valimised konkreetselt, ma arvan, et kliimapoliitika või keskkonnapoliitika, ta võib olla üks prioriteetidest, ütleme selline top 3, aga esimene on kindlasti julgeolek. Sellest Vene sõjast Ukrainas sõltub ka paljude teiste Euroopa Liidu riikide tulevik ja julgeolekuga seonduvad ka väga paljud erinevad teemad, mis puudutavad näiteks keskkonda ja kliimat. Ja võib-olla põllumajandus on üks selline teravam teema, mõeldes üleüldse valimiste peale, et ka kuidas kogu see kliimapoliitika on mõjutanud seda LULUCF näiteks ka, et ma arvan, et sealt võib tulla erinevaid selliseid negatiivse suunitlusega siis seda vastupidist arvamust, et miks kliimapoliitika ei ole oluline. Ühesõnaga on väga palju, mida lahti pakkida sellel aastal, et mõista nii seda, kuidas Eesti enda keskkonnapoliitika areneb, kui ka seda, mis meil maailmas tuleb ja püüan neid arutelusid ka teieni tuua. Kindlasti mitte selleks, et teid rohepöördega hirmutada, pigem selleks, et harida.